Tere, head kuulajad ja tere, head vaatajad. Ikka niimoodi peab teid tervitama, sest kuigi meie saade sai alguse sellest, et me olime ainult nii-öelda vaatajatele, siis tänu Pereraadio initsiatiivile oleme ka raadioeetris ja sellepärast ka selline algus. Ja oleme taas siis kolmekesti tegemas saadet. Mina, Jaak Aus, siis veel on Toomas Nigola ja ikka Robert Punder ka. Tere, mehed! Tervist! Tervist! Jaa, ma täna siin väga pikka sissejuhatust ei pea, sest viimased korrad on näidanud, et meil jääb aega puudu oma käskude seletamisega ja me oleme täna jõudnud 5. käsu juurde. Kuigi mul on tunne, et me võiksime täna võtta veel 6. ja 7. ka, sellepärast et 5. käsk on ju nii arusaadav ja selge, nii lihtne. Saate alguses ikka tundub niimoodi, et kõigest tuleb rääkida, aga kui aeg jõuab sinnamaale, siis selgub, et noh, minul on alati olnud see dilemma, et vaat seal esimestel käskudel ka alati räägitakse, kui jõuad selle tapmiskäsu juurde, et ära tapa, siis küsid, kas kellelgi küsimusi on, siis alati leerilastel on selline vaikus. Kõik saavad aru, et tappa ei tohi, kõik ju arusaadav. Ehk siis me täna räägime, nagu juba kuulajad-vaatad aru said, siis 5. käsust, et sina ei tohi tappa või ära tapa. Ehk siis see on see käsk, millega me alustame ja eks me siis vaatame, kas me jõuame 5. lõpuni ja võtame 6. ka või jääme ainult 5. juurde, siis seda nüüd natukene aeg meile reguleerib. No nii, kuidas siis teiega on, et on teil samad kogemused, et kui hakkad nagu rääkima 5. käsust, siis kellelgi midagi küsida ei ole, sest kõik on nii täpselt arusaadav. Või peate ise midagi juurde rääkima. Mina ikka natuke siis püüan nagu provotseerida, küsida igasuguseid küsimusi, aga ma ei hakka neid kohe küsima teie käest, vaid laseks teil siis korraks öelda, et kuidas siis on, Robert, on sul pikka juttu seal või on hästi lihtne? Ma ei tea, kuidas seal Tallinnas lood on, aga Põlvas küll küsitakse selle käsu kohta päris palju, et kas sääske ei tohi tappa, kas jahimees ei tohi looma tappa, seda küsitakse minu käest. Siis on see, et sõjateemad, kohe tuleb patsifism, muud asjad, et kusjuures mina pean ütlema, et selle käsuga on päris palju, tuleb juttu meil tavaliselt. Sest ühest küljest on ta tõesti arusaadav, et tunnetuslikult, kui sa ütled, et teist inimest ei tohi tappa, kõik saavad aru, aga siis tuleb aga. Ja siis tuleb väga-väga palju agasid, väga sellised teravad eetilised küsimused tulevad kohe siia, nagu eutanaasia, abort, muud teemad. Ehk siis mina ütleks küll, et see on käsk, mille peal päris palju tuleb tihti arutelu. Et erinevalt mõnest teisest käsust, võib-olla esimesest käsust ei saa keegi aru alguses, et selle käsuga on minul tihti kohati kõige rohkem arutelu. Toomas, sul sama, ma arvan, jah? Jah, tavaliselt mul endal nii palju küsimusi juba, et leerilastele ei jäägi aega midagi küsida. Ma ise üritan aru saada ja tõepoolest, et kui Robert juba ütles, et sa ei tohi teist inimest tappa, aga tegelikult ju seal ei ole isegi nimetatud, et teist inimest, eks ole, et seal on lihtsalt sa ei tohi tappa või väidetavalt võib ju ka tõlkida, et sa ei tohi mõrvata, aga tõesti, et kuidas seda siis päriselt mõista, et väga paljude asjadega on nii nagu ajagagi, eks ole, et kui sa küsid, mis on aeg, kuidas sa seda seletad, ma saan aru, mis see on, kuidas ta toimib, enam-vähem vähemasti ma näen, siis ma tunnen ära, aga kui pean hakkama seletama, siis lähemal vaatamisel osutub keeruliseks ja sama selle käsuga ka me teame, eks ju, kuidas Jeesus ju mäejutluses seda seletab, ütleb, et see ei ole mitte ainult füüsiline tapmine, vaid ka sõnadega kahjustamine käib selle alla. Nii et tegelikult see tõesti spekter on päris lai. Et meenub film 7 aastat Tiibetis, kus seal kino ehitamiseks kaevati kõik vihmausikesed maa seest välja, eks ole, toimetati ohutusse kohta. Ja praegu just mina olen ka selline ulme raamatute ja filmide austaja, praegu Apple TV-s jookseb sari Pluribus, mis on omamoodi sellise väikese vimkaga sari nii-öelda zombifilmide vastand. Et seal on kõik nii-öelda nakatunud inimesed ei muutu mitte kurjadeks zombideks, vaid vastupidi üdini heatahtlikeks, kes isegi õunu ei nopi puu otsast, sellepärast et see võiks puud kahjustada. Ja seal on jällegi need küsimuseks, kus siis see piir läheb, et kellegi kahjustamise osas. Nii et tõesti, ma arvan, et meil jätkub mitmeks saateks sellest teemast rääkimist.
no äkki katsuks ühega hakkama saada, ma mõtlesin, ma natuke ikkagi süstematiseeriks ka seda, et noh, et siin tegelikult neid küsimusi, aga see, kui ma alguses ütlesin jah, et nagu vaikus on majas, et siis kui tõesti ma ütlen seda, et noh, et kui te nüüd kõike teate, siis kuidas nende sääskede tapmisega on, siis nagu läheb nagu tõesti noh, see gaas lööb pealt ära, sest kõigepealt tõesti seostatakse seda, et see tapmise käsk on ju eelkõige inimesega seotud, et no mis seal muud on. aga prooviks seda natuke süstematiseerida nii, et prooviks neid siis noh, nagu avada sellisel moel nende samade teemade kaudu, ehk siis ma tegelikult alustaksin kõigepealt iseendast, ehk siis see nagu mina ise, et kuidas on see, et ma iseennast näiteks tapan. Jällegi võiks öelda, et on hästi lihtne ju öelda seda, et jah, et siis kui sa nii-öelda sooritad enesetapu, ehk siis see, mis on kõige lihtsam, aga tegelikult mina ikkagi räägin ka sellest, et kuidas sport võib olla kahjulik ja kookide söömine võib olla kahjulik tervisele ja suitsetamine ja alkohol ja nii edasi, nii edasi. Nii et võib-olla avaks kõigepealt siis selle, et tapmisega seonduvalt kõigepealt me võiksime esitada endale küsimuse, et kas mina elan tervislikult või kuidas mina oma elu elan sellisel moel, et ma endale kahju ei teeks, sest selle tapmise käsu juurde saan mina ikkagi aru ka sellest, et ka ennast tuleb hoida ja ennast ei tohi nii-öelda tappa. Kas ma saan õigesti aru, Robert? see on selline hea meetod, et räägid ära ja siis, et kas ma saan õigesti aru. ma arvan, et sa põhimõtteliselt saad õigesti aru. Aitäh. Põhimõtteliselt. Aitäh. Aga et noh, absoluutselt, et muidugi see on õige, et ihu on püha vaimu tempel ja seda tuleb hoida, selle eest noh, hoolt kanda. aga noh, eks see, et seal on see oht, et me välispidiselt nagu hoolitseme, aga selle välispidise hoolitsemise kaudu me jätame nagu seespidised pahed nagu tähelepanuta, mis tegelikult seda templit seespoolt hävitavad. et noh, ma vahel lihtsalt olen märganud, et võib-olla need, kes ütlevad tõesti, et ma ei joo alkoholi, ma ei suitseta, ma ei tee seda, aga jäävad tähelepanuta võib-olla uhkus, kadedus, viha, mingid seesmised patud. ehk siis ma põhimõtteliselt olen nõus, et ka väliselt oma ihu tarbetult nagu hävitada, aga seda teebki tavaliselt inimene siis, kui tema hing on haige, kui ta tahab valu vaigistada või tal on tema sees on midagi katki. et lihtsalt, et see väline on tõesti oluline, aga et see väline ei varjutaks sisemist ja mõnikord see väline võib saada õigustuseks mõnele sisemisele patule. et aga selles mõttes on õige, et me ei teadlikult noh, ennast me hävitame ikkagi seda Jumala templit või seda püha vaimu templit, mis meie ihu, hing ja vaim on. Toomas, tahad sa lisada või? eks see enesetapu keelamine algab ju paradiisiaiast juba pihta, kui Jumal hoiatab söömast hea ja kurja tundmise puust ja ütleb, et sellega või selle tagajärjeks on surm ja et see on keelatud. nii et jah, see kiusatus mängida hea ja kurja elu ja surmaga on inimestel olnud ikkagi juba aegade algusest peale nähtavasti ja eks see paradiisiaia lugu ju alati kordub meie igaühe elus päevast päeva, et needsamad kiusatused on meie ees. ja noh, eks see kõige olulisem ju ka selle paradiisiaia loo puhul on ju see, et Jumal saadetakse puu taha või peidetakse ennast Jumala eest, pööratakse Jumalale selg ja võetakse enda kätte hea ja kurja üle otsustamine ja selle kogemine. nii et võib-olla tõesti, et kui ka seda käsku süstematiseerida niimoodi erinevatest suhetest lähtudes, siis peakski alustama kõigepealt suhe Jumalaga, et kas me Jumalat ei tapa enda jaoks ära, eks ole, temale selga pöörates ja oma vaimulikku elu ära rikkudes ja siis tõesti jõuame juba sealt oma vaimuliku elu juurest, jõuame oma ihu kui püha vaimu templi pühitsemise ja hoidmiseni ja seal nähtavasti tõesti on ju küsimused nii vaimses tervises jällegi, et oma nii-öelda stressitasetki hoida, eks ole, ja hoiakud, et me oma venna vastu viha ei pea, kuni siis jah, selleni, et kui tervislikke eluviise me harrastame oma ihu poolest ja kas meie unerütm on korras ja toitumine ja kõik need istueluviis versus liikumine ja muu seesugune. ma ennem kui Robertile sõna annan, siis tegelikult see on minu arust ka üks tähelepanuväärne asi, nagu ikka sageli juhtub, et mingisugused mõtted tulevad ka noh, nii-öelda inimeste igapäeva sellistes
kuidas ma ütlen, väärtusmaailma, noh, kas või sama, et terves kehas terve vaim, eks ole, noh, mis on hästi levinud, siis mulle hästi meeldib, kui mu mälu mind ei peta, kas seal esimesel-teisel sajandil oli üks poeet, kes ütles umbes nõnda, et paluge, et terves kehas oleks terve vaim või midagi sarnaselt. Kanaalis oli see ja tema jah, tegelikult point oli hoopis juristi vastupidine sellele, mis sellest ütlusest hiljem tehti. Et just. tema pilkas neid, kes tegelesid sportimisega seal staadioni peal ja olid kõvad kehakultuurlased. Ja tema iva just oli see, et paluge, et tõesti terves kehas oleks ka terve vaim ja just. et peaks nagu voorusi arendama, eks ole, vaprust ja nii jah. edasi. Ehk siis see natuke pöördus nagu vastupidiseks või noh, mõnes mõttes, eks ole, et see rõhuasetus läks ainult sellele, et hoolitsema ihu eest, aga vaimu eest ei pidanud hoolitsema. Nüüd me läksime natukene kõrvale, kuigi mitte päris palju, aga Robertil oli vahepeal näpp püsti. Ja noh, tegelikult ju ka see enesetapu temaatika, see, et enesetapp on keelatud, on ju väga ka kristlik joon. Et väga paljudes kultuurides tegelikult ju või selline õilis enesetapp on omamoodi nagu auasi või õilistatud. Et nii nagu näiteks ütleme Jaapani sellises samurai kultuuris, et kui sa ikkagi häbistavalt kaotasid, sa pididki ainult elu võtma, et see oli nagu auasi. Aga et kristlikus mõttes, et see ikkagi, et sa ei tohi ka enda elu võtta, et see elu ei ole sinu oma. Ja noh, muidugi enesetapuga seoses ongi, et miks see on ju ka niivõrd selline, ütleme, ohtlik asi. Et on tavaliselt, kui üks inimene võtab oma elu, siis see tihti tuleb lainena. Et nii nagu kui Goethe kunagi avaldas raamatu Noore Werteri kannatused, kus oli ka natuke nagu õilis enesetapp, et inimene võttis oma elu, et teistele head teha, siis sellele järgnes tegelikult laine Saksamaal ja seda on juhtunud nagu varem ka, seda on ka minu teenitavates kihelkondades tegelikult juhtunud. Et see pool ka, aga just sellega seoses mulle väga meeldib, vanas agendas oli üks selline väike manitsus enesetapp ja matuse puhul. Ja seal oli tegelikult selline, mulle väga on see südamesse läinud lause, et anna meile andeks, armas Jumal, et me ei ole oma õde ega venda tema kitsikuses märganud. Et mind see on nagu sügavalt pannud nagu mõtlema võõtama, et tegelikult see on nagu selline, just et see on ka manitsus inimestele, et kuidas me ei ole märganud teist siis inimest tema kitsikuses. Aga tõesti, ma arvan, et see on väga kristlik joon, just see selline, et ka enesetapp kui selline on ikkagi keelatud tegelikult siis Jumala palge ees. Toomas. jah, sest et Kristast enam me ikkagi usume ja teame, et elu ei ole meie enda looming ja meile on see antud ikkagi kasutamiseks, aga see kuulub Jumalale ja meie kuulume Jumalale, et me ei saa seda võtta või jätta omatahtsi. Et see on tõesti, kui mõnikord võib-olla ka tundub ihaldusväärne see hamletlik küsimus olla või mitte olla, kuidas siis oleks, eks ole, surra, magada ja undki näha. Aga siis jällegi muidugi on ka see, millega Hamletki jätkab, et aga mis unenäod me võivad tulla selles surmaunes, eriti kui oled tõesti ka väga nii meelevaldselt käitunud selle Jumala anniga. Aga noh, muidugi järgmine samm ju enesetapust edasi ongi küsimus ju enesekaitsest. Et üks asi on tõesti see, et aktiivselt panna kätte oma ihu külge, aga teiselt poolt ka tõesti see, et millal või milliste meetoditega on siis kohustus ka ennast kaitsta. Et noh, mõnikord ka ju tullakse selle jutuga, et näed, et Jeesus ütleb, et kui sind lüüakse vastu paremat põske, siis pööra ette ka teine. Et seda seostatakse ka umbes, et noh, siis kristlane ei tohigi ennast ju rünnakute vastu kaitsta. Toomas, ma korra segan vahele, tuleks selle juurde tagasi, et tõmbaks siia ennem nagu juti vahele, et ma saan aru, muidu me läheme hooga edasi, et see on mul juba järgmine teema peas, just nimelt see enesekaitse teema. Aga tuleks selle enesetapmise juurde tagasi, eks ka ma võin nagu ikkagi kokkuvõtteks, kui seda osa nüüd nagu natuke kokku võtta, et see tasakaal on tegelikult ääretult oluline, et me võiksime ju lõpuks, kui me äärmusesse läheme, ju tõdeda ka seda, et noh, tegelikult niikuinii elamine on üks suur enesetapp, sest ühel hetkel me teame, et see lõpeb paratamatult surmaga ja sageli see surm saabub selle tõttu, et meie organid ütlevad üles kas ühel või teisel või kolmandal põhjusel, eks, et kas siis kiiremalt või vähem kiiremalt, et noh, see oli nüüd äärmus, ma rõhutan, mida ma tõin siia näitena. Et nagu me siin oleme ju mingitel hetkedel ka nalja visanud omavahel, et noh, et kuidas see ütlus on, et elu on piisknakkusest alguse saanud nakkushaigus, mis lõpeb paratamatult surmaga, eks. Et noh, et me mitte seda ei pea silmas. Aga ikkagi seda enda tasakaalu tuleb ikkagi hoida, olgu ta siis ükskõik, et selline tervislik eluviis
mis hoiab meie ihu tervena, nagu Robert siin rõhutas, selle pühavaimu templi kombel, on ikkagi ääretult oluline ja teadlikult seda kahjustada ei ole nagu päris õige. Aga seda piirjoont on mõnikord väga raske tõmmata, kus see teadlik kahjustumine on või ei ole, et sellega võib vist väga-väga rappa minna, kui hakata mõtlema, et kus ma siis saaksin elada, et ma üldse oma tervist ei kahjustaks, et kas mina Tallinnas saaksin elada või peaksin minema kuskile, ma ei tea, metsade vahele selle õhu suhtes, aga kus ma seal saan olla kindel ja nii edasi, et see läheks väga käest ära vist. Selle teema lõpetuseks midagi, selle osa lõpetuseks. Robert, tahad sa lisada? Kõigega nõus. Kõigega nõus. Toomas ka kõigega nõus. Siis lähme selle enesekaitse juurde. Ma võib-olla veel ütleks selle lõpu, et nii nagu Lutergi oma katekismuses ikkagi rõhutab, et meil ei peaks ju piirduma mitte sellega, et me hoidume kurja tegemisest, vaid tõesti proovima ikkagi leida alati seda positiivset programmi. Ehk siis ka, et mitte lihtsalt hoiduda oma ihu kahjustamisest, vaid vaatama, kuidas me saame seda hoida. Ja jällegi teades, et elu on suur hüve, aga ta ei ole suurim hüve, et alati on ka hüvedel ju moraalideoloogiaski ikkagi omad hierarhiad, et mingi asi on olulisem kui mõni muu asi. Ja tõesti ka näiteks, eks ole, võib-olla vaimuliku elu ja pühaduse taotlemine on olulisem kui lihtsalt maise elu säilitamine. Eks ole, ligimise aitamine teinekord võib kaaluda üles omaenda elu säilitamise ja nii edasi, et see võib olla nagu selliseid kaalumise kohti, kus tulebki kaalutleda, aga kahtlemata nii-öelda tavalises olukorras on tõesti oma ihu ja tervise elu hoidmine suur hüve, mida tuleb taotleda. Aga kellegi, kui ligimise armastus nõuab, et sa oleksid Tallinnas ja teeniksid Jumala rahvast seal Tallinna kesklinnas, no siis see võib küll olla tervist kahjustav, aga tuleb siis seda teha, kui see on sinu kutsumine. Aga eks seal, ma kuigi pidin selle jutti alla tõmbama, see oli väga huvitava näitama, mis ka meil aeg-ajalt on leeritundis ülestatud, on selle kohta, et aga näiteks et kuidas on tõesti selle olukorraga, et kui sa näed, et maja põleb, et kas sa lähed tormad sinna sisse selleks, et teist inimest päästa ja siis see ei õnnestu, jääd ise ka sisse. See kaasus on ka tegelikult täiesti selline ju teema. Ma tean, kuidas päästjad tänapäeval ütlevad või kes siis tegelevad, ütleme, meie kaitsmisega, ütlevad, et ei mingil juhul ise ei tohiks seda teha, sest sul puuduvad oskused, teadmised, varustus ja nii edasi, et sa seadki oma elu ohtu ja oma elu ohtu seadmine selles kontekstis ei ole nagu õigustatud, mis on vist iseenesest ju ka tegelikult moraalideoloogiale täiesti nagu arusaadav, et enese teadlik ohtu seadmine teise inimesest ei ole ka alati sugugi mitte õige. Tähendab, seal jällegi sõltub tõesti sellest, et kas sul on põhjendatud ootus, et sa võid selles asjas õnnestuda. See on nii nagu õiglase sõja juurde või tõenäoliselt ju tuleme ka, eks ole, tagasi, et samamoodi, et selleks, et sul oleks üldse mingit õigust sõdida, peab sul olema kõige muu hulgas ka ikkagi põhjendatud eeldus selles edu saavutada. Ja ligimese päästmisel samamoodi, et kui sa lihtsalt lähed kangelast mängima, aga sul tegelikult ei ole tõesti nagu sa ütled väljaõpet ja varustust, siis see ei ole mitte ligimise aitamine, vaid enese ohustamine. Aga kui sul on tõesti, sa oled õppinud neid asju ja sul on ikkagi sa nii-öelda mõistliku kaalutluse põhjal võid eeldada, et sind võib saata edu, siis sellisel juhul võib ka oma elu ohustamine ligimise aitamiseks jällegi tuleb need kaalud mängu, eks ole, teatud piirini. See on keeruline, jah. Kas nüüd, Robert, tahad siin nüüd midagi lisada või me võime edasi minna? Võime edasi minna. Võime edasi minna, väga hea. Aga läheme selle, ma annan sulle, Robert, kohe võimaluse rääkida siis selle, kuidas sinu kaemus on enesekaitsele, et kuidas siis selle enesekaitsmisega on, nagu Toomas selle sissejuhatuse tegi, et kui Jeesus ütleb, et kui keegi lööb, siis keera teine ette ja see tähendab otsekui, et ennast kaitsta ei tohiks. Et kuidas siis selle enesekaitsega selles kontekstis on, et kas ennast võib kaitsta või ei või? No muidugi, ega see teise põse ettekeeramine, seda on ka võib-olla natuke valesti mõistetud. See on tegelikult ikkagi ka selline teatud enesekindluse samm või nii, et kui sa löödki, siis sa keeradki nagu ette ja et seda võib võtta ka ikkagi siis passiivset vastupanu või passiivset seismajäämist, et seda saab nagu ka natuke erinevalt tõlgendada. Aga laias laastus, kui me vaatame ka kristliku kiriku ajalugu, siis tegelikult on ikkagi ju alust öelda, et esineb nii sellist, ütleme, pigem patsifistlikku traditsiooni,
mis ütleb, et kristlane ei peaks näiteks sõjaväeteenistusest osa võtma, kui ka siis esineb, ütleme, sellist õiglast sõda toetavat positsiooni. Et kui vaadata ka varajaseid kirikuisasid näiteks, siis seal on tegelikult erinevaid arvamusi sel teemal. Noh, muidugi on ka kontekst Rooma riigi sõjavägi, et see ei ole ju päris see, ütleme hiljem, kui on kristlikud riigid, aga siiski, et mõlemat nagu positsiooni on kiriku ajaloos olemas. Ja ma ise kipun arvama, et see on natuke individuaalse südametunnistuse küsimus. Ja muidugi ka see, et ega ka näiteks patsifism kui selline, seal on väga erinevat sorti. On ju neid, kes üldse eitavad sellist, ütleme, riiklikku struktuuris osalemist, aga on need, kes siis, ütleme, toetavad näiteks sellist vägivallatut vastupanu kontseptsiooni või nii, et ikkagi osalevad justkui mingis kontseptsioonis, aga näiteks ilma relva kandmata. Et ühesõnaga, seal on erinevaid nagu variante ja küllap iga risti inimene peab Jumala ees oma südame läbi katsuma ja leidma, et mis on siis see nagu õige positsioon, et minu hinnangul nagu on kiriku ajaloos mõlemat positsiooni esinenud. Mina ise, ma ei ole patsifist selles osas, ja ma arvan, et noh, ütleme sõjaolukorras, seesama vana ütlus, et ma sõdin mitte sellepärast, et ma vihkan seda, kes mu vastu tuleb, vaid sellepärast, et ma armastan seda, kes mu selja taha jääb. Et sellest nagu lähtudes ma leian, et see on kristlik mõte. Aga samal ajal ma olen ka muidugi päri sellega, et Jumal ei ole loonud meid üksteist tapma. Et sõda iseenesest on märk inimese pattu langemisest, aga noh, kuidas siis selles kurjas olukorras käituda kristlikult, see on natukene iga kristlase südametunnistuse asi. No, siin ennem kui Toomasele sõna annan, siis jälle kohe vaatasin kõrval olevale ekraanile, toksisin selle siin sisse ja siis tõesti, Robert võib öelda, et sa oled õigel teel. Ka ChatGPT kinnitab sinu mõttekäiku. Ehk siis siin toobki ta niimoodi ilusasti välja, et just varakristlik hoiak 1.–3. sajand oli see ülekaalus patsifism ja pärast seda, mida rohkem kirik edenes ja nende teemadega kokku puutus, siis seda rohkem hakatakse seda õiglase sõja printsiipi nagu kehtestama ja Origenes on toodud välja selline mõiste, et palve ja voorus ehk siis kristlase sõda on vaimne, palve ja voorus, mitte mõõk. Nii et Robert, õigel teel oled olnud, aga Toomas? Ja eks see Origenesel on muidugi õigus, et see ennekõike võitlus, mida me igapäevaselt võitleme, ongi ju pahedega endas, eks ole, ja kiusatustele vastu seismisega ja enne kui me saame ükskõik millise välise vaenlase vastu edukad olla, peame ikkagi olema nii-öelda seesmise vaenlase vastu endas. Aga võib-olla tõesti tuleb siinkohal ikkagi ju ka ära rääkida see teise põse lugu, et seda vähemasti leeritunnis ikkagi tuleb aeg-ajalt ette. Et küsitakse tõesti nii, nagu ka Robert juba mainis, et seal on ikkagi oluline tõesti ka, et Jeesus ütleb just nimelt parema põse vastu, eks ole, kui sind lüüakse, aga enamus inimesi teadupärast on ju paremakäelised ja selleks, et teist lüüa vastu paremat põske, siis noh, muidugi saaks ka mingi vasaku käega lüüa, aga noh, tolleaegses ruumis ikkagi see tähendas niisugust parema käe seljaga, eks ole, sellist nagu väljakutsuvat lööki, nii nagu kinda viskamine mõnes hilisemas kultuuriruumis on olnud. Et eks siis noh, sisuliselt võiksime ju seda käsku ka tõlkida, et sina ära allu provokatsioonidele, eks ole, et see on ikkagi käsk ennekõike ju hoiduda nii-öelda tülide eskaleerimisest, isiklikust kättemaksust ja nii edasi, mitte sellest, et kui sinu elu kallale kiputakse, et siis sa ei tohiks ennast kaitsta. Siin jah, et millal siis tuleb ennast kaitsta ja millal siis tohib ennast kaitsta, on tõesti ju ka erinevaid arvamusi ja nähtavasti see sõltub ka kontekstist. Noh, siin katoliiklikud moraaliteoloogid ütlevad, et sul on kohustus ennast oma elu kaitsta kindlasti siis, kui sa tead, et sa viibid surmapatu seisundis, et sa oled teinud surmapattu, sa pole pihil käinud ja selle tõttu sinu hinge ähvardab hukkaminek, kui sa peaksid surema surmapatu seisundis, et sellisel juhul on sul kohustus oma elu kaitsta, et sa saaksid käia pihil ära, et muudel juhtudel ei ole see tingimatu kohustus. Aga noh, jällegi seal tuleb kõik see proportsionaalsuse asi juurde, et ka enesekaitse peab olema ju proportsionaalne, eks ole, see kahju, mida sa põhjustad oma ründajale, peab olema ikkagi kuidagi proportsioonis sellega, mis sind ennast ähvardab või sinu vara ähvardab ja nõnda edasi. Ja kas sul on võimalus kaitsta kedagi teist peale sinu enda veel.
et alati need küsimused on üsna nüansirikkad ja sõltuvad konkreetsest olukorrast, et millal siis on kohustus ennast kaitsta. Aga üldiselt on õigus ennast kaitsta igal juhul, nii et evangeelium ei keela oma elu kaitsmist ründaja eest, seda vist võib küll ütelda. ja ma siin nii palju toon veel ühe mõttegi sisse, siis Robert saab kohe sõna ja täiendada ja parandada mind ka vajadusel. Aga siin on see, mida juba tegelikult olete puudutanud, seesama õiglase nii-öelda sõja põhimõte või ka õiglane kaitse, eks ole. Mulle meenub moraaliteoloogias see, et ka moraaliteoloogias öeldakse umbes vist nõnda, oli see lause, et ka rünnatav peab olema kaitstud ebaõigluse vastu. Ehk siis või ründaja peab olema kaitstud ebaõigluse vastu, mitte rünnatav, ründaja. See tähendab seda, et sellel enesekaitsel on ka olemas piir, eks ole, millest ei tohi nagu üle astuda. Ehk siis sa ei tohi ise muutuda selleks, kes nii-öelda rünnatavast muutub ründajaks, kui nii võiks öelda. Ehk siis, kus teine, kes esialgu oli ründaja, peab hakkama ennast kaitsma. Siin on selles mõttes, kuhu ma tahan jõuda, on seesama, et see on hästi selline piir on nagu hästi oluline ja tähtis ja maailma ajaloost võtame kas või hilisajaloost see õigustus sõja pidamiseks enesekaitse printsiibil just nimelt, et me teeme ennetavaid rünnakuid selleks, et ennast kaitsta. Mis on ka väga ju levinud tänases maailmas see hoiak. Aga Robert, ole hea. Jah, eks see mure ongi täpselt selle õiglase sõjaga, et milline sõda siis on õiglane, et mõnikord on lihtsam seda võib-olla defineerida, aga väga tihti ei ole. Et seesama näide, mis sa, Jaak, tõid, et ennetav rünnak enda kaitseks. No see on selline teema, mis see puhul ilmselt me nagu päris õiget vastust ei saagi kätte, jah. Aga ma olen ise mõelnud, et see käsk iseenesest, sa ei tohi tappa. Et ja vot see mure ongi see, et inimene suudab kõik ära põhjendada väga tihti. Aga just, et minu enda jaoks selle käsu nagu olemust on väga hästi seletanud Fjodor Dostojevski raamat Kuritöö ja karistus. Dostojevski ise ütleb, et see raamat on kirjutatud selle eesmärgil, et seda käsku seletada, tegelikult sedasama 5. käsku. Ja lühikokkuvõte on ju see, et üks inimene põhjendab omale ära, miks ta peab kellegi ära tapma. Et see on kasutu inimene, ta röövib teisi, ta on paha inimene, et ma teen hea teo maailmale, kui ma tapan ta ära. Ta põhjendab ratsionaalselt kõik ära. Ratsionaalselt on tal nagu asi ära põhjendatud, aga siis, kui ta tapma läheb tal kõik valesti, ta tapab ühe süütu inimese ära, lisaks sellele, kelle ta siis tapma läheb ja kogu raamat räägib, kuidas see tapmine närib tema hinge või sööb teda nagu seest, kuni ta leiab vabaduse ainult sellega, et ta läheb ja tunnistab üles oma tapmise ja võtab karistuse vastu. Ja see õppetund, mis minu arvates on ka ikka tänapäeval väga aktuaalne, on see, et me võime tegelikult ikkagi omale ära nagu põhjendada, et miks me tohime tappa või miks me näiteks neid inimesi tohime tappa, sest nad ei ole inimesed, nad on rotid näiteks või kui korrutatakse piisavalt palju seda. Aga see, mis see inimese hingega või meie inimsusega teeb ja inimlikkusega, et see on see pool, sest alati ei järgne karistust meie tapmisele. Et vahel on ikkagi nii, et kas või riik või võim sanktsiooniseerib selle tapmise või ütlebki, et see on täiesti õigustatud asi, sa teed head sellega või me ise põhjendame endale ära. Aga just see, et see käsk tähendab ka seda, et see tapmine ikkagi see hingeliselt hävitab inimest, kui tal kaob austus täpselt sellesama inimelu vastu ja kui ta enam ikkagi ei tee nagu, ütleme, ei olegi seda hea ja kurja piir ikkagi kaob ära. Jah, kui ma tohin võtta sõnasabast kinni, et tõesti teise inimese tapmine on ju normaalsel inimesel ikkagi vaistlikult vastumeelne ja raske asi teha ja selle tõttu tõesti kõigi konfliktide puhul me ikkagi näeme seda, kuidas nii-öelda oma vaenlast dehumaniseeritakse, kirjeldatakse vastaspoole sõdureid ja rahvuskaaslasi räpaste ja haigete ja pahelistena. Minu meelest teevad seda rohkemal või vähemal määral kõik režiimid, et mõned teevad seda robustsemalt kui teised, aga üldiselt seda ikkagi tehakse, et siin on ka kahtlemata kirikul väga suur vastutus ka, et kui ka peaks selline olukord näiteks ka Eestimaal olema, et siis, et kirikud oma retoorikas ja jutlustes sellega kindlasti kaasa ei tohiks minna. Et isegi jah, ükskõik kui ebaõiglane ja kuri see nii-öelda vaenupool võiks olla, siis ikkagi
kirik peab jääma ikkagi nii-öelda sõbralikuks, inimlikuks, hoolimata sellest, et me ei saa ka nagu heaks kiita nii-öelda teise poole tegevust, aga jah, et ei tohi kaasa minna sellise dehumaniseeriva retoorikaga. Aga jah, selles, mis siin ka enne läbi käis, see proportsionaalsuse teema, et enesekaitse ei tohi muutuda agressiooniks. Noh, see seostub ju ka tõesti nende õiglase sõja kriteeriumidega, mida Pino Toomas ja teisedki on ju sõnastanud, et kahtlemata üks oluline asi, mis võib õigustada sõjategevust, ongi see, et sul on õiglane kavatsus ja see saab ollagi, eks ole, rahu taastamine. Et kavatsus ei tohi kunagi olla see, et me maksame kätte. Ükskõik kui suur kuri see on, siis kurjale kurja lisamine ei tee seda maailma paremaks. Eks ole, ärge tasuge kurja kurjaga, ütleb ju pühakirigi. Ja noh, teised kriteeriumid, kui juba see teema on lauda tulnud, võib-olla on hea ka läbi käia või meelde tuletada, et esiteks tõesti see, et peab olema ikkagi õiglane see või seaduslik võim, eks ole, see, kes selle sõja välja kuulutab, ehk siis ei ole niimoodi, et ükskõik kes mõtleb, et ma nüüd hakkan siin sõda pidama, vaid ikkagi peab olema legitiimne autoriteet, kes ütleb, et me hakkame vastu, me mobiliseerume, me osutame relvastatud vastupanu ja see seostub ka selle punktiga, et tõesti see põhjus peab olema mitte soov mingisuguseid territooriume vallutada või endale au ja kuulsust võita või mis iganes, vaid ikkagi peab olema nii-öelda legitiimne õiglane põhjus, ehk siis üldiselt see ongi kaitse, ehk siis oma rahva, oma kodude kaitse ründaja vastu. Ehk siis peab olema see, et õiglane võim kuulutab välja relvastatud vastupanu, siis seesama õiglane kavatsus, eks ole, et sooviga taastada rahu. Siis, eks ole, on veel üks oluline punkt, mida alati ka rõhutatakse, et see peab olema ikkagi viimane võimalus, et peab olema, noh, kõik muud lahendused on juba proovitud, ei ole andnud tulemusi, ehk siis diplomaatia, võib-olla ka mingid majanduslikud hoovad, et need tuleb enne proovida ikkagi rakendada, et relvastatud vastupanu ei ole mitte esimene asi, millega hakata kohe tegelema, vaid püüda. Ja noh, loomulikult seda tuleb teha siis, kui on nii-öelda eskaleerumise faas, et mitte hakata kohe vastu täristama. Et kui juba vaenlane on maale tulnud ja on tõesti võimalus edu saavutada, siis ilmsesti tuleb seda ka rakendada. Ja noh, tõesti seesama punkt, et sul peabki olema ikkagi põhjendatud ootus, et sul on võimalus edu saavutada. Et kui on selge, et sa nagunii ei saa midagi teha, siis võib olla ka põhjendatud see, et panedki relvad maha ja alistud ilma võitluseta. Ja noh, tõesti see proportsionaalsuse teema, eks ju, et kui tuleb pataljoni suurune üksus üle piiri midagi seal laamendama, et siis ei vastata kohe tuumarünnakuga vaenlase kõige suuremate linnade vastu, piltlikult öeldes, eks ole, et ka see osa ja no muidugi ka see, et ei tekitata asjatuid kannatusi nendele, kes ei osale sõjategevuses, eriti praeguses rahvusvahelises õiguses ju kõik need Genfi konventsioonid ja muud väga palju rõhutatakse ikkagi võitlejate ja mittevõitlejate eristamist ja seda, et ka alla andnud vaenlase sõdureid tuleb kohelda, eks ole, väärikalt ja nende elusid tuleb kaitsta nii nagu tsiviilelanike omigi ja kõik need muud asjad, millest võib-olla mõni riik meie lähiümbruses küll väga palju praktikas kuulda ei taha, aga noh, mis vähemasti peaksid meie jaoks olema sellised elementaarsed asjad, mida me oma tegevuses järgime. Jaa, et selles mõttes saime väga põhjaliku ülevaate õiglase sõja põhimõtetest. Suur tänu Toomasele selle eest. Aga läheksid selles mõttes nagu edasi, et see enesekaitse on enam-vähem selge ju selles mõttes ka, et loomulikult olgu ta siis üle korratud, et me ennast kaitsma peame, aga just nimelt täpselt nii palju, et me ei teeks ka ründajale selles mõttes ülekohtuselt liiga, mis võib selles kontekstis tunduda kuidagi väga absurdne. Aga ma olen ikka toonud seda näidet, et kui sul on väga head oskused ja sa oled näiteks ründaja nii-öelda teinud relvituks või ta nii-öelda
elimineerinud sellega, et ta on pikali ja sa oled tal käe selja taha väänanud, siis ei tähenda seda, et sa teda veel nii-öelda edasi tümitad, ehk siis need on sellised lihtsamad võib-olla seletused või näited selle juurde. aga igal juhul ennast kaitsme võime. Aga läheme siis selle juurde ka, mida me siin tõime, et kuidas siis nüüd on, et kui suurt pattu me siis teeme selle, kui me sääse maha lööme. ja jälle on hea Robertile kohe põrgatada, siis temal on, No, noh, jah. oleneb, kas on emane või isane sääsk. Et kas on enesekaitse või agressioonisõda. ühesõnaga. aga jah, ma arvan, et ma kuskilt pühakirjast ei loe, et ei tohi sääske maha lüüa. Nii et ma arvan, et sääske tohib küll maha lüüa. Ja noh, me ei näe ka kuskil pühakirjast, noh, tegelikult minul on näiteks, ütleme, viimases leerigrupis oli jahimees, kes konkreetselt küsis. Ja noh, see on see teema, et noh, sellest teemast ju Paulus räägib küll, et kes ei söö liha ja kes sööb liha seal Uue Testamendi kontekstis ja ütleb ikkagi niimoodi, et saage üksteisega läbi, et kes sööb liha, tehku seda Jumalat tänades, kes jätab söömata, tänagu Jumalat, aga ärge üksteist hukka mõistke ja ärge saatke venda kiusatusse. Et noh, ma arvan, seal on nagu ka päris palju selliseid teemasid juba, mis otsapidi sisse tulevad, kus tõesti on see südametunnistuse vabadus ja kus me peame siis austama seda venda, kes ei söö liha ja kes ei käi jahil ja seda venda, kes käib ja teeb seda Jumalat tänades. Nii et ma arvan, et siin võiks olla selline vabadus. ja eks siin on selle jahipidamisega seonduvalt toon mina ka alati selle näite, et eks me oleme inimestena paljuski ju seda looduslikku tasakaalu ära rikkunud ja selleks, et see tasakaal püsiks, peavad olema jahimehed, kes siis seda tasakaalu nii-öelda aitavad hoida, sest me oleme ise inimestena väga paljusid asju nii-öelda kuu peale saatnud või metsa saatnud ja selle tulemuseks on see, et me peame sellega noh, nii-öelda arvestama, et inimene peab nüüd sekkuma ka selle tasakaalu hoidmisesse. Nii et nii ta on ja noh, ütleme, et tõesti, et siin Toomas tõi ka ennem ühe selle näite, mis oli seotud, et kuidas nende õundega on, et kuskilt teleseriaalist, et tõesti, et ma olen ka kohanud täiesti selliseid inimesi, kes on läinud vaidluseks üle laua, kus on olnud tubli inimene, kes ütleb seda, et tema põhimõtteliselt ei söö ühtegi köögivilja selle tõttu, et siis, kui ta köögivilja sööb, siis nad alles elavad. Tema sööb looma, sest see on surnud selleks ajaks. Ja ma alguses saanud aru, mõtlesin, huvitav, et kas see on nagu päriselt nagu teevad nalja või mis asi see on. Ja nad päriselt rääkisid tegelikult, siis mul tuli meelde, et tegelikult ühes Jaan Tätte etenduses Latern oli täpselt samasugune situatsioon, kus küsitakse selle käest, et või kus ta ütleb seda, et või see küsimus on umbes niimoodi, et kas sa loomi armastad? Jah, väga armastan. Aga miks sa siis nende toidu ära sööd? et sellega võib minna väga äärmustesse küll, aga ütleme jah, et see tasakaalu hoidmine paraku meil ja sellest see jahimeeste õigustamine, jahimehe või jahimeeste või jahinduse õigustamine kindlasti on igal juhul jah õigustatud. Eks probleem võib tekkida siis, kui sa kassile paned, eks ole, õllepurgid saba külge ja siis paned ta veel põlema ka selle juures, siis see on midagi muud, eks ole, see ei ole enam jaht, see on midagi teistmoodi ja kui minnakse ikkagi jahile selleks, et lõbutseda jahi või saada jahist, noh, ma ei tea, suurt nagu sellist meelelahutust, siis seal võib ka tekkida mingi hetk, kus see võib muutuda küsitavaks. Tahab keegi täiendada? Eks seal loomade tapmise puhul on samamoodi need sarnased printsiibid nagu õiglase sõja puhul, et on see proportsionaalsus näiteks kannatuste põhjustamise osas, eks ole, et sa elaja loomale ei põhjusta rohkem kannatusi, kui hädapäraselt vajalikud on selleks, et temast toituda. No paradiisiaias me küll loeme, et inimestele anti kõiksugused puuviljad toiduks ja maataimed, et see liha söömine tuli juba pattu langemise järel. Aga noh, kui ta juba tulnud on, siis tunnistan, et mulle see ka päris meeldib. Vähemasti see söömise osa. Nii et jah, et võib olla küll selline veganlus võiks olla ju ka teatud askeesi vormina täiesti hea ja eks ole neid pühakuid ju ka, kes tõesti ongi
juba nii nagu seal Daniel ja sõbrad Vana-testamendi päevil, et loobusidki lihatoitudest ja sõid ainult juurikaid ja olid tervemad kui muidu, aga mina ei ole veel sellel tasemel vähemasti. Sul on arenguruumi veel. Kuidas sinul, Robert, on? Arengut veel jätkub? mul veel on ka natukene ruumi, aga tõepoolest, et ja muidugi noh, tõesti, eks piibliaegadel on ju hästi tugevalt seotud sellega, et üldiselt liha oli templis ohverdatud loom ja oli tihti ka ebajumalatele ohverdatud. ja noh, tänapäevani juutidel on ju ikkagi koššer peab olema liha, et seda tohiks üldse süüa. nii et seal on, aga noh, kui üldiselt liha söömisest Jeesus ju paasatalle ilmselt sõi küll, pidas paasapüha nagu iga juut, nii et ilmselt Jeesus ei olnud ei vegan ega taimetoitlane ja täiskarsklane ka mitte. ja no nii, see teema meile tundub ka, et hakkab nagu selles mõttes nüüd see osa ammenduma, aga läheme siit edasi, et ega selle tapmisega on ju veel seonduvaid mitmeid teemasid või mitmeid asjaolusid, mis kindlasti selle teemaga üles käib, on näiteks, mis puudutab elundidoonorlust, on minu käest ka leerlapsed selles kontekstis just küsinud ja just nimelt ka seda näiteks noh, mis on ju meditsiinis aeg-ajalt tuleb üles, ma isegi jätan praegu eutanaasia kõrvale, aga näiteks, et kui sa oled ikkagi haige ja mis hetkel sa võid endale kirjutada seda, et kui mu noh, ära kukun, et ärge mind enam elustage või noh, et või peab arstidele alati selle võimaluse andma, et siin on ka sellised õrnad sellised teemad sees, mis ikkagi aeg-ajalt noh, nagu ülesse tulevad, ehk siis need, kus need piirjooned ikka järjest ja järjest nagu hapramaks muutuvad. minu vastus on olnud hästi lihtne alati, just puudutab elundidoonorlust, ehk siis see, et kui keegi oma elundeid laseb siirdada pärast seda, kui ta aju on surnud või on andnud selle kohta nii-öelda selle sõnumi, ma ei tea, mis selle kaardi nimi täpselt on, mida soovitatakse kaasas kanda või oma tervisekaardile kirjutada, et pärast minu lahkumist võib kasutada minu organeid teiste inimeste elu säilitamiseks, siis mina siin ei ole küll nagu mingit sellist vastuolu või probleemi näinud. Et ei näe selles noh, nii-öelda vastuolu. See küll ei puuduta otseselt võib-olla seda tapmise käsku, aga selles kontekstis see ikkagi on tulnud kuni siis selleni välja, et kui õigustatud tõesti inimese elu säilitamine on näiteks mingisuguste vahenditega, ja siis noh, alati mul tuleb meelde, meil oli sõpruskoguduse õpetaja, kellel oli üks südameklapp, oli sea oma. Et siis et kus need jooned nagu jooksevad, et need küsimused aeg-ajalt üles tulevad, aga ma tegelikult ei näe ise, ma ei näe sellest probleemi, mis puudutab just nimelt inimese elu säilitamist erinevate meditsiiniliste oskuse, võimekuse ja vahendite kaudu, mis on antud või inimese see soov, et kui ta lahkub, et siis tema ihu võib kasutada teiste inimeste elu säilitamiseks, siis ma ei näe probleemi või ma saan jälle. Robert, kas ma saan millestki valesti aru? ma arvan, et põhimõtteliselt jälle on sul kõik õige. et jah, nõus. Aga nüüd ütles ilus sõna aga. jah, aga ma arvan, et need küsimused on nii erinevaid ja neid tuleb ja eks kirik ja kristlaskond peabki igat küsimust eraldi kaaluma, et ma konkreetselt ja eks on ka küsimusi, kus ju kristlastel võib olla natuke erinevat arusaamu just meditsiini teemadel, et neid on nii palju, neid küsimusi. noh, organidoonorlus, see on tõesti, minu arust Toomas Pauli käest ka kunagi küsiti, et kas ma tohin, et kas tohin ühe neeru ära, kas kristlane tohib. siis Toomas Paul vastas, et kristlane annab kõik ära kõik võib ära anda. nii et sellega on minu arust ka nagu lihtne aga noh, on neid väga keerulisi teemasid, et ja ma arvan, et igat teemat tuleb eraldi kaaluda. mulle endale väga meeldis, kui see oli paavst Johannes Paulus II, kes rääkis sellest elukultuurist ja surmakultuurist. et mulle meeldis see sellise suunava juhisena, et kas me kristlastena ehitame elukultuuri või surmakultuuri, et jälle ja minul ka ei ole kõiki vastused kõikidele nendele keerulistele meditsiiniseetilistele küsimustele, aga sellest elukultuurist, ma arvan, peaks kristlane lähtuma. Toomas, ütle siis nüüd välja see, mis sa noogutasid. Ja ma arvan ka, et peaks lähtuma elukultuurist, see on tõsi. Ja selles osas jah, mis puutub nüüd elu kunstlikku pikendamist,
Noh, eks on ju selge, et piiblis sellest väga otsesõnu juttu ei ole, sest et tollel ajal, kui piibliraamatuid kirjutati, siis neid masinaid veel ei olnud, mis piiksuvad ja surisevad ja pumpavad igasuguseid asju juurde. Ja eks ka moraaliteoloogias ole erinevaid seisukohti esindatud ja kirjutatud üksjagu palju, aga vist ikkagi valdav tundub olevat see arusaamine, et kindlasti ei ole nagu kohustust elu kunstlikult pikendada, et kui see nii-öelda loomulik lõpp on juba kätte jõudnud, et siis masinate abil nüüd veel iga hinna eest seda pikendada. Ja teinekord me näeme küll haiglates, kus just inimene ise, kelle elu on tegelikult oma loomuliku otsani juba jõudnud, tahakski juba lahkuda siit ilmast. Aga siis on tulnud lapsed või lapselapsed, kellel sageli ei ole oma ema või isakesega olnud väga palju aega tegeleda, aga nüüd siis nagu inimestel ikka, et kui mingi asi on piiratud ressurssi otsakorral, siis tekib tahtmine seda väärtustada ja siis neist ärkab mingi selline instinkt, et ei, et te peate ikka teda elus hoidma ja tegema veel seda ja toda, kuigi see inimese jaoks on juba tegelikult kannatused, mida lihtsalt pikendatakse ilma, et seal tegelikult oleks paranemislootust ja organism tegelikult tahaks juba, noh, et oleks tegelikult juba kõik, aga siis vägisi masinatega hoitakse inimeste elus. Et ma arvan, et see ei pruugi olla tegelikult ka heatahtlik asi, sest eks ju kõik meie otsused, mis puudutavad nii enda ihu kui oma ligimest, peavad ju lähtuma sellest armastuse kaksikkäsust, eks ole, armasta Jumalat kõigega, mis sa oled ja mis sul on, ja oma ligimest, nii nagu sa iseennast armastad. Ehk siis see ka heatahtlik hoiak ja kahtlemata selline lõputu elu pikendamine ei pruugi olla väga heatahtlik, sest ka surmal siin patuses maailmas on oma väärtus. Surm on ju ka Jumala kingitus selleks, et meil oleks ikkagi lootus, et kui me peaksime elama selles maailmasüsteemis igavesti, ükskõik kas masinatega või ilma, siis see oleks vaata et eristamatu põrgust. Ja Jumal ei taha, et me oleksime hädas, vaid ta tahab meile midagi võrratult ilusat ja head kinkida. Nii et selle juurde käib ka tõesti see, et meie elu siin maailmas on alguse ja lõpuga. ma nüüd enam seda mängu ei mängi, Robert, et ma räägin juttu ära, siis küsin, kas mul on õigus. Ma annan sul kohe võimaluse rääkida. Ja. Ja rääkida sellest, et kuidas siis selle abordiga ikkagi nüüd lood on, et me teame, et ma tahtsin kasutada isegi seda, et öelda, et kõikides kristlikes kirikutes on abort keelatud, aga siis tabasin ennast mõttelt, et vist ikkagi tegelikult ei ole. Et on ka neid, kus mingeid usulisi liikumisi, kus mul meenub, et tegelikult ei ole see üldse mingi probleem või siis ta ei ole teema, millest nagu räägitakse. Et kuidas see sinu vaade või ütleme, on siis sellele küsimusele? Minu vaade on see, et minu hinnangul pühakiri ja kristlik traditsioon toetavad ka sündimata lapse elu kaitsmist ja seda algusest peale, et ka Vana-Rooma kultuuris see on üldse iseenesestmõistetav, seal oli lausa nii, et kui laps isegi oli sündinud, siis isa sai otsustada, kas laps jääb alles või mitte. Need lapsed, kelle ei tahetud, viidi prügimäele ja kristlased hakkasid neid kokku korjama tegelikult sealt üks hetk. Et see on minu hinnangul ikkagi väga tugevalt kristlikus kirikus juurdunud vaade, millel on taga ka pikk traditsioon, et ka sündimata lapse elu on väärt kaitsmist, hoidmist ja minu hinnangul haakub see täpselt selle elukultuuriga, millest paavst Johannes Paulus II rääkis. Ja sellepärast ma olengi mõelnud, et nii tihti hakatakse seda teemat arutama nagu seaduste tasandil. Aga minu arust ei ole see ainult, ütleme, seaduste teema, et see ei ole käskimine, keeldamine, vaid kirik peaks nagu laiemalt toetama seda elukultuuri, mälestama neid lapsi näiteks, kes abordi tõttu ei ole saanud sündida, et toetama, nii nagu Eestis on raseduskriisi nõustamine näiteks, mis on ju väga hea asi, aga toetama ka neid lapsi nii, kuidas saab, kui nad pärast on ka sündinud ja aitama neid naisi, kes tihti on väga raskete valikute ees. Ehk siis ma näen seda tervikpildina, aga ikkagi vastuseks küsimusele, et minu jaoks kristlasena ka sündimata lapse elu on elu ja vajab kaitsmist ja väärtustamist.
ma olen ise seletanud seda leerilastega nõnda, et just nimelt siin on kõige suurem B-lahe, nagu sa Robert viitasid, et seda hakatakse käsitlema nii-öelda õiguste ja seaduste kontekstis ja seda alati siis just nimelt ühe osapoole õiguste kontekstis, mitte mõlema osapoole õiguste kontekstis. Et see on nagu kindlasti üks selline teema, mis noh, nagu unustatakse ära ja ja teine on see, et kõige suurem probleem on ju ikkagi selles, et mis ka meditsiini kaudu tuleb, et küsimus sellest, millal algab elu. Ja vot see on minu meelest see veelahe, kus tegelikult see kõige suurem noh, nii-öelda erinevus tekib. Et nagu meditsiin ütleb, et elu algab siis, eks ole, on seal paika pandud umbes, mis hetkel see elu algab. Ja siis kirik ütleb seda, et kui seemnerakk ja munarakk on kokku saanud, on sündinud uus loodu. Ehk siis on midagi nagu ju loodud. Ja ennem kui me Toomasele sõna anname, siis Robert tõstis vahepeal näpu, et tahad sa täiendada midagi? jah, ja tegelikult muidugi isegi ma ütleks mitte meditsiin, vaid ka meditsiin Jah, täiesti teaduslikult võib ju ka väita, et sealt just. hakkabki elu, sest sealt tuleb ju täiesti erilaadne organism. aga noh, need on ju riiklikud kokkulepped, et igas riigis on see kokkulepe erinev, et mis hetkest siis ütleme, tohib sündimata lapse elu siis noh, lõpetada, mis hetkel mitte, et need on puhtalt sellised, pigem ma ütleks poliitilised kokkulepped. et siin ka ega meditsiinil ei ole, mina ei näe, et ühest vastust, et kus see algab, vaid pigem seal on muud faktorid, mille alusel tehakse siis mingi poliitiline kokkulepe. aga noh, tõepoolest, et kirik saab nagu erinevatel tasanditel, et see on nagu vaimne küsimus minu jaoks ka eelkõige. et täpselt nagu kui Toomas rääkis enne sellest elu pikendamisest, nii ütleme, kui ma võtaks puhtalt materialistliku vaate, on ilmselgelt loogiline, et võimalikult palju võiks pikendada, nii palju kui vaja, sest siis saab ju kõik otsa. aga kui on ka inimesel lisaks hing, siis see vaade kohe muutub. ehk siin natuke oleneb ka nagu nendest nii-öelda eelarusaamadest, mis meil on. Mm. No nii, Toomas, laseme sul ka rääkida nüüd sel teemal. jah, see on ju tõsi, mida Robert ka ütles, et tõesti see ka veel sündimata elu kaitsmine on olnud ikkagi kristluses algusest peale elementaarne asi ja noh, on ju ka selline tore raamat nagu Didache 12 apostli õpetus, mis pärineb ju sealt 1. sajandist. noh, vaieldatakse küll, et mis täpne aasta, aga igal juhul Uue Testamendi kaasaegne tekst. ja seal on ju ka väga ilusasti öeldud õpetuse teine käsk: ära tapa, ära sega surmarohtusid, ära tapa last abordivahenditega, ära löö vastsündinut maha. ehk siis need ikkagi pannakse juba tollel ajal üsna elementaarselt ühte punti nii sündinud kui sündimata inimeste kaitsmised. ja loomulikult need on keerulised teemad ja tihtipeale ju ka tullakse üsna emotsionaalsete argumentidega siis ründama neid seisukohti. Öeldakse, et no kas sa siis tahad, et inimene peab nüüd kannatama, mõtle ikka, et kui on näiteks praegu on ju nii Taanis kui Islandil tehakse ju päris palju seda sünnieelset diagnostikat ja kui tuvastatakse, et lapsel võib olla näiteks Downi sündroom, siis ta tapetakse ju ära. ja ollakse kangesti uhked, et on suudetud elimineerida ühiskonnas teatud sündroomid, mis minu meelest on ju päris kohutav, et niimoodi tehakse kaitsetutele lastele. aga selle vastu siis tullaksegi just selliste emotsionaalsete argumentidega, aga sa tahad, et nad siis kannataksid ja mis nende vanemad siis peavad läbi elama ja nii palju vaeva ja puha. ja no täpselt me jõuamegi selleni, et mis siis on üldse see elu mõte, eks ole, ja kas siis eesmärk ongi ainult see, et meil on selline muretu kulgemine siin elus või võib-olla tõesti ongi nendel kannatustel ja raskustel ka oma mõte. ja tõesti puuetega laste vanemad on ikkagi ja need puuetega lapsed, kellel on lastud sündida ja kes on saanud kasvada, nad on väga tänulikud selle elu eest, et nad, nii palju kui mina olen näinud ja kohtunud ja lugenud, nad küll ei ole seda meelt, et oleks olnud hea, kui oleks saanud juba enne sündimist keegi mu ära tapnud. et ma arvan, et ka jah, kui Jumal on elu kinkinud, siis tuleb võtta see tänuga vastu ja hoida seda. Jaa, noh, ütleme, head kaasteelised, et me oleme nüüd oma aja peaaegu et täis rääkinud. Kindlasti oleks võinud või võiks rääkida veel mõnest teemast, aga
aga ma tean, et need teemad, mis siin õhku praegu jäävad ja võib-olla mida mõni kuulaja-vaataja hea meelega oleks kuulanud, on sellised, mis ilmselt on vägagi filosoofilised ja vajaksid võib-olla palju rohkem aega. Võib-olla kunagi räägime nendest eraldi. Aga ma täna võtaksin selle meie saate kokku ja olgu siis üle öeldud, et 5. käsust rääkisid Jaak Aus, Robert Punder ja Toomas Nigola ning soovime teile, ma nüüd ei tea, Toomas, kas peaks soovima head uut aastat juba või võib soovida õnnistatud advendi ja jätku, jõulupühi ja head uut aastat, et mis see nagu õige nagu on, siis Toomas saab öelda. ma arvan, et raadio peaks meid ikkagi veel selle aasta numbri sees ette mängima, aga vahepeal on siin jõulupühad, et ma isegi ei oska öelda. Igal juhul kõike head, ma arvan, soovitan. kõik head ja jumala hoidmist ja õnnistust selleks advendi ajaks ja jõulupühadeks ja ka uueks aastaks, sõltumata sellest, millal see saade teieni jõuab. Olge hoitud ja õnnistatud.